Aitäh. Mulle paluti rääkida spetsiifiliselt sellest, et kui siis tahetakse tehisaru projekte teha, et mida tuleb teha selleks, et see projekt oleks õiguspärane. Probleemi püstituseks üsna klassikaline klišee on see, et arendajad, äripoole inimesed, kes on väga innovaatilised ja tahavad teha ägedaid asju, avastavad ennast nagu seisukohal, et me tahaks igast ägedaid asju teha AI-ga, aga seadus takistab ja juristid ei paku lahendust. Ja sellele vastukaaluks, kui pärast juristid kohvinurgas kokku saavad, siis te võib-olla ei tea seda, kes te pole juristid, aga juristid kohvinurgas siis pärast ütlevad seda. Miks ei tehta asju seaduspäraselt, see pole ju nii raske. Ja siis vahepeal võib-olla see äripool ja arenduspool ja juristid saavad kokku kuskil laua taga, arutavad, et mida siis teha selleks, et olla õiguspärane ja selleks, et tagada usaldusväärsus AI-süsteemides. Ja siis mõeldakse, mida teha ja jõutakse järeldusele, et peame analüüsima. Üsna sihukene nagu klassikaline klišee, aga seda kahjuks juhtub ka tegelikult päriselus üsna palju. Nii et vaatame siis natuke otsa sellele õiguspärasuse küsimusele ja mida siis päriselt nendes projektides saab teha. 15 minutiga mul ei ole võimalik teile teha ülevaadet sellest, et mida õigusruum ütleb või ei ütle või nõuab. Mida ma rohkem teen, on see, et ma natuke vaatan otsa sellele või pakun oma sellist perspektiivi sellele, et kuidas üldse sellises AI-projektis mõelda õiguslikele küsimustele ja võib-olla natukene aitan ka teie sellist nagu mõtlemist ja lähenemist muuta sellele, et tuua ikkagi ütleme see äriprotsess ja see eesmärk ja panna see käima sama jalga siis selle juura poolega. Ja teine asi, mis ma tahan teha, on natukene rääkida paarist Justiitsdigiministeeriumi projektist, mis meil on loodud selleks, et seda õiguspärasust toetada. Aga alustame sellest, et mis on üldiselt see õigusraamistik. Loomulikult kõikides nendes AI-projektides kohaldub põhiõiguste raamistik. Kui kellelegi tekitakse kahju, siis vastutuse raamistik, teatud juhtudel võib-olla karistusõiguse raamistik. Aga see, millest me tavaliselt räägime, kui see nii-öelda takistaja, on ikkagi need sellised andmetöötlust ja arendusprotsessi reguleerivad vahetud nõuded, mis ühelt poolt on isikuandmete kaitse regulatsioonid, nagu IKÜM, Eestis isikuandmete kaitse seadus, mõned erinevad valdkonnaspetsiifilised regulatsioonid, mis isikuandmed reguleerivad. Selle kõrval kindlasti AI määrus, mis on nüüd see kõige uuem sammas selles kogu õigusruumi rägastikus ja AI määrus on see õigusakt, mis väga spetsiifiliselt tegeleb just sellega, et kuidas siis arendusprotsessis tagada, et andmed oleksid teatud kvaliteediga, et see süsteem omaks teatud läbipaistvust, et siin oleksid integreeritud teatud sellised riskijuhtimismeetmed, teatud inimjärelevalve. Sellest ma väga detailselt ei räägi, et eelmine aasta tegelikult Kratitreffil ma tegin üsna põhjaliku ülevaate sellest, mida AI määrus reguleerib, nii et kui tahate, siis see on YouTube'is olemas. Aga selle kõrval ka avaliku teabeseadus, mis avaliku sektori kontekstis just paneb paika selle, et kui sul on teatud andmekogu, mis tekib siis teatud AI-süsteemi kasutusele võtmisel, siis see andmekogu peab vastama teatud nõuetele, tal peab olema õiguslik alus. Tuleb panna paika selged raamid, millised andmeid ja miks töödeldakse. Küberturberegulatsioonid, mis tegelevad intsidendi haldusega selleks, et tagada riskide juhtimine küberturbe vaatest. Ja siis võib-olla üks õigusakt, millest räägitakse üsna vähe, on haldusmenetluse seadus, mis tegelikult paneb paika menetluspõhimõtted sellele, kui me anname haldusakte või teeme haldusotsuseid või haldustoiminguid ja kuidas tuleb näiteks nendes protsessides tagada inimeste teavitamine, selgitatavus ja inimeste kaasamine, milline peab olema õiguslik alus, et seda kõik üldse teha. Huvitaval kombel haldusmenetluse seadus saab suhteliselt vähe tähelepanu nendes sellistes AI-diskussioonides ja see põhjus eelkõige on selles, et me tegelikult näeme, et täna ikkagi väga paljud nendest AI-projektidest ei ole sellised, mis veel teevad automatiseeritud otsuseid või mingeid selliseid inimesi õigusi või kohustusi mõjutavaid haldustoiminguid. Et need rohkem on ikkagi sellised taustategevused, millele siis täna väga palju selle haldusmenetluse seaduse nõuded ei tule rakendada.
Aga siis on ka veel teatud valdkondlikud õigusaktid, mis ühel või teisel juhul võivad siis projekti mõjutada. Kui neid õigusakte nüüd üksteise otsas niimoodi vaadata, siis arusaadavalt see võib tekitada sellist paralüüsi ja tekitada nagu küsimust, et ma ei oska selles rägastikus orienteeruda, tekkida sükest uppumistunnet. See, mida ma teile tahaksin pakkuda, on, et eriti sellist nagu projektijuhi või äriprotsessi juhtimise vaatest tegelikult seda õigusraamistikku saaks vaadata natuke teistpidi. Kui me vaatame, mis on selle õigusraamistiku tuum, siis tegelikult see õigusraamistik teeb põhimõtteliselt 4 asja. Üks on see, et ta loob õigusliku aluse, mis tähendab seda, et meil peab olema luba riigivõimu teostada sellisel viisil, meil peab olema selge luba andmeid töödelda. Teiseks ta paneb paika andmetöötluse ulatuse ja kvaliteedinõuded. Siin on paar näidet toodud, et andmetöötlusel jällegi peavad olema selged raamid, me ei tohi töödelda rohkem andmeid, kui on vaja. Peame tagama, et kasutatud andmed oleksid sobivad ja korrektsed meie eesmärgi saavutamiseks. Me peame tagama andmetöötluse protsessis andmete turvalisuse. Kolmas element on siis nõuded sellele süsteemile endale, mis ühelt poolt ongi sellised küberturvalisuse nõuded, aga teiselt poolt eelkõige, mis tuleb praegu AI määrusega, on see, et siis need sellise kõrgema riskiga süsteemide puhul on kohustus tagada süsteemi täpsus, töökindlus, läbipaistvus, järelevalve. Ja siis neljas selline sammas on see, et kui me tõesti räägime sellistest otsustussüsteemidest, siis inimesele, kelle suhtes need otsuseid tehakse, tuleb tagada tema teatud õiguste järgimine. Inimese jaoks tuleb tagada läbipaistvus, automatiseeritud otsusest tuleb tagada, et temal põhjendatakse, miks mingeid otsuseid teha, võimaldada otsuseid vaidlustada. Need elemendid peavad olema paigas. Nüüd minu kõige suurem tees, mis ma selle pinnalt tahan öelda, on see, et kui me vaatame neid tuumikkomponente, mida me õigusraamistikuga üritame lahendada, siis nad ei ole tegelikult väga tugevas konfliktis, võib-olla ei ole isegi üldse konfliktis ärieesmärgiga. Et ma julgeks väita, et see on meie kõigi huvides, et meie süsteem oleks piisavalt täpne ja piisavalt töökindel, et tal oleks mingisugune järelevalve komponent ja sul oleks mingisugune intsidendihalduse plaan välja mõeldud juhul, kui midagi läheb halvasti. Samamoodi ma arvan, et see on meie kõigi huvides, et kui me hakkame mingit protsessi näiteks automatiseerima AI-ga, et see oleks ikkagi õigusliku alusega, mitte me ei viiks ellu mingisugust süvariiki, vaid ikkagi viiks ellu seadusandja tahet. Mis tagab jällegi see, et sellel on vajalik läbipaistvus ja et meil on selged raamid, mille sees me toimetame. Nii et ma julgeks väita, et kui me vaatame õigusraamistikku rohkem läbi selle perspektiivi ja keskendume just nendele nagu tuumikkomponentidele, siis seda nagu õigusraamistiku eesmärki ja ärihuvi ja äriprotsess on võimalik suhteliselt hästi ühildada. Ja ma natukene hetke pärast räägin ka, kuidas seda võib-olla paremini teha. Meil on teatud visioon, mis meil on oma ministeeriumis tekkinud, kuidas natuke neid kahte poolt omavahel ühildada. Aga enne seda veel paar punkti lihtsalt sellest, et mis on sellised klassikalised eksimused õiguslikust vaatest, mis projektides tekivad just sellises protsessi juhtimises. Et me näeme, et juriidikat vaadatakse väga tihti kui sellist ühekordset sammu või eraldiseisvat tegevust süsteemi või teenuse arendusprotsessist. See on üks tugev komponent, kus me näeme, et mida me tahamegi just kõige rohkem mõjutada, et kui nad käiksid rohkem sama sammu, siis väga paljusid õiguslikke nii-öelda barjääre oleks võimalik tegelikult ära hoida sellega, et sa disainifaasis või ütleme oma sellise lahenduse arhitektuuri paikapanemisel mõtled läbi mingid komponendid, kuidas mingid riske juhtida. Kui meil on kaamera metsas, mis filmib kõike, siis seal on küsimus see, et võib-olla sa saad kasutada mingit masinnägemise lahendust näiteks, mis tekitab seda, et see salvestab ainult sellisel hetkel, kui kaamera tuvastab looma, mis maandab selle riski, et ta näiteks ei saa tuvastada inimesi. Erinevaid riskijuhtimismeetmeid, mida on võimalik rakendada, on igasuguseid. Ja selle tulemusel me ei pea minema ja ütlema, et mingi asi on keelatud.
Teine selline klassikaline probleem on see, et õiguslikele probleemile tähelepanu pööramine vales etapis. Väga tihti tegeletakse õigusliku aspektiga lõpus, mitte siis, kui on seda kõige lihtsam lahendada. Kolmas on seotud rollijaotusega ja siin ma mõtlen eelkõige seda, et hästi tihti see selline õigusliku komponendi järgimine pannakse nagu täielikult selle juristi õlule, kuigi ma väidaks seda, et tootejuht, ärijuht peavad ka selle peale mõtlema ja just nendel samadel põhjustel, mis ma just kirjeldasin. Et see juriidiline komponent võiks mõjutada seda disaini ja arhitektuuri valikuid ja siin juures on väga suur roll ka tootejuhil ja arendajatel. Ja neljas komponent, mis ma siia panin, on tihti vaadatakse seda juriidikat kui sellist nagu mingit binaarset küsimust, et kas ma tohin või ei tohi midagi teha. Ja see on ka, ma arvan, juristide endi probleem, et me seda niimoodi vaatame ja selle asemel, et tegelikult vaadata seda läbi selle perspektiivi, et kuidas siis disainida lahendus, mis sellise tasakaaluka lähenemise tagaks ja riski juhtida võimaldaks. Et tegelikult eriti avaliku sektori kontekstis me peaaegu alati saame asju teha, kui me tahame. Meil on seadusandlik võimekus on suhteliselt lähedal igas asutuses ja Eesti olles üsna selline agiilne, kiiresti tegutsev riik, siis tegelikult neid õiguslikke aluseid luua ja ütleme, raamistik paika panna, et midagi teha, ei ole väga keeruline. Lihtsalt seda tuleb teadvustada ja selgelt samme võtta selleks. Aga vaatame nüüd korraks ette, et kuidas siis neid õiguslike nõuete rakendamist paremini siduda selle AI arendamise ja kasutuse protsessiga. Meie selline visioon, mis meil on ministeeriumis tekkinud, on see, et me natukene rohkem tahaks läbi konkreetselt süsteemi elutsükli aidata pakkuda selliseid suunavaid küsimusi ja suunavaid tegevusi, et võib-olla teisendada see selline abstraktne õiguslik norm hästi sellisteks konkreetseteks tegevussammudeks. Ja üks viis, kuidas me seda teeme, on selline asi nagu usaldusväärse AI tööriistakast, mis on meil praegu töös olev projekt, mis põhimõtteliselt siis läbi sellise AI projekti elutsükli adresseerib mingeid spetsiifilisi väljakutseid. Andmekaitse, täpsus, töökindlus, kallutatus, küberturve, läbipaistvus, kontrollitavus. Ja siis aitab eelkõige sellisel tootejuhil küsida õigeid küsimusi, kas endalt või siis juristidelt või arendajatelt. Disainifaasis hästi oluline on ju, kuidas tagada näiteks õiguslik alus, täpsuse, töökindluse, kallutatus osas, andmete ettevalmistamise faasis, et kuidas kallutatusega tegeleda, kuidas seda tuvastada, maandada. Selle osas näiteks me ka oleme töötanud praegu või töötamas välja eraldi materjale, mida me siis jagame suve teises pooles. Läbipaistvuse kontrollitavuse vaates, et kui hakatakse süsteemi juurutama, et missugune vaidlustusmehhanism teha, kui on mingisugune otsustussüsteem. Veel täpsuse vaatest, et milline peaks olema protseduur AI intsidentide käsitlemiseks, et läbi selle AI elutsükli ja läbi nende erinevate teemade me siis pakuks selliseid nagu suunavaid küsimusi ja samuti pakuksime siis erinevaid suuniseid, soovitusi ja tooksime sisse erinevad sellised tööriistad või lahendused, mida spetsiifiliselt on võimalik kasutusele võtta. Ja siin on üks näide ka, kuidas see portaal natukene näitab seda interaktiivsust, mis siia tuleb, et siin on nagu mingisugune küsimustiku formaat, siin on definitsioonid kõigest, mille peale on võimalik klikkida ja erinevad need üsna sellised tehnilise iseloomuga küsimused seotakse siis konkreetse õigusliku nõudega. Ja moodsad nagu me oleme, plaan on ikkagi mingisugune selline chat interface sinna ka luua, et proovida kuidagi pakkuda juturoboti lahendust viisil, mis hallutseneerimisohu viiks võimalikult miinimumini ja selle kaudu ikkagi ka toetada neid projekte, et natukene lihtsustada seda, et kuidas need erinevate aspektide peale mõelda. Ja tegelikult siis selle usaldusväärse AI tööriistakasti kõrval on mitmed sellised tegevused veel. Kõige olulisem neist on liivakast, AI liivakast, mille sisu on siis see, et ta on põhimõtteliselt selline compliance teenus, mida riik pakub. Ehk siis
erinevad projektid saavad tulla esialgu ministeeriumi juurde, tulevikus loodetavasti mõne allasutuse juurde, kus siis neile pakutakse tuge selle osas, et mida nad spetsiifiliselt peavad tegema selleks, et olla kooskõlas AI määruse ja võib-olla mõnede teiste regulatsioonidega. Vot, mul on aeg täis. Kokkuvõtteks ja üleskutseks ma ütlen nii palju, et see digiriigi areng, mis meil praegu toimub, et see on selgelt, me oleme olukorras, kus me üha rohkem liigume sellistest kommunikatsiooniprotsesside automatiseerimisest ja taustaprotsesside automatiseerimisest väga selliste sisuliste otsuste automatiseerimise pooleni. Ja selge see, et panused tõusevad selle raames, et mõjud inimestele kasvavad ja seetõttu selle õiguspärasuse ja usaldusväärsuse küsimusega tuleb tegeleda süsteemsemalt ja me näeme, et seda tuleb rohkem integreerida just sellise AI elutsüklisse. Ja lõpumõttena ütlen, et õiguspärase tagamine ei ole lihtsalt formaalne kohustus, vaid see on ka investeering sellesse, et riik oleks usaldusväärne, et me saaksime neid digiriigi ambitsioone ellu viia, mida Ott ja teised on siin tutvustanud. Aitäh! Ja Henrik, suur aitäh selle ettekande eest ja vaieldamatult võib Slido põhjal öelda, et kõige populaarsem esineja, sest küsimusi on kõige rohkem, ütlen kohe ära, et kõiki küsimusi ei jõua küsida, sest meil on tulemas sirutuspaus. Aga kohe alustan siit populaarsuse järgi, et tooge näide, kuidas saab tehniliselt tagada iseõppiva suure keelemudeli kaudu saadava tulemi läbipaistvust? Läbipaistvus tähendada päris erinevaid asju, et isegi kui sul see must kast, mis on seal keelemudeli sees, ei ole lõpuni läbipaistev, siis küsimus on see, et kuidas me pärast seda mudelit rakendame näiteks mingisuguses otsustusprotsessis ja seal meil on elemente, mida on võimalik kontrollida, näiteks see, et millistest põhiparameetritest see lähtub. Meil on võimalik panna paika see, et kuidas see keelemudeli väljund mõjutab seda edasist protsessi, mis toimub. Nii et nende elementide osas meil on võimalik tekitada läbipaistvus isegi siis, kui neid keelemudeli enda toimimismehhanismi me täna ei ole võimeline mõistma. Mujal riikides on piisavalt näiteid, kuidas automatiseeritud otsused on viinud negatiivsete tagajärgedeni, kuidas tagatakse, et see Eestis nii ei juhtu? Ma arvan, et põhimõtteliselt selle kaudu me üritamegi seda tagada, mis ma siin presenteerisin. Et kui me neid võib-olla õiguse tuumelemente ja eesmärke rohkem arvestame nendes projekti juhtimises, siis meil on võimalik tekitada rohkem teadlikkust, rohkem aru saama sellest, mis on riskid ja ka mõelda selle peale, et kuidas neid riske juhtida. See on väga selline riskijuhtimise protsess ja need suured probleemid, mis on olnud, kõige kuulsam on see Hollandi maksusüsteem, kus siis väga paljudelt immigrantidelt nõuti laste sotsiaaltoetused tagasi, sellepärast et leiti, et nad olid neid valesti taotlenud, kuigi tegelikult ei olnud. Seal selgelt sellises süsteemis ei olnud tehtud adekvaatset riskijuhtimist, et see süsteem lähtus totratest parameetritest, millest ta ei oleks tohtinud lähtuda. Et seal oleks üsna kergesti võinud seda vältida. Järgnevalt võtan paar küsimust siin kokku ja puudutavad keelekasutust või termineid, et miks kasutatakse ministeeriumi materjalides tihti AI terminit, mitte rohkem omakeelset tehisintellekti. Ja siin on tegelikult allpool küsimus ka sellele, et varem, kas meil on täna kratitrehv, on ju, et miks see kratisõna ei ole kasutust leidnud või tehisaru, et millest see sõnakasutuse valik? Ma alustan selle krati poolest. See põhjus originaalselt MKM liikus väga selgelt selle poole, et võiks kasutada terminit kratt AI või tehisaru kohta. Ühel hetkel tehti uuring 2 aastat tagasi ja leiti, et 86% Eesti elanikest või midagi sellist ei seostanud terminit kratt tehisaruga. Ja siis leiti, et kui me teeme siis krati tegevuskava või krati mingisuguse strateegia ja inimesed ei saa aru, et tegemist on tehisintellekti strateegia või tegevuskavaga, et siis see ei ole hea termin, mida kasutada. Nii et siis me liikusime teises suunas. Ja miks AI ja mitte tehisaru või tehisintellekt, lihtsalt see on kuidagi välja kujunenud juhuslikult, et me lihtsalt ise väga palju võib-olla inglise keeles kultuuriruumis lihtsalt tegeleme nende AI teemadega ja see on sellepärast nii kujunenud, aga see on asjakohane küsimus, et me võib-olla peame seda muutma. Väga hea. Ja kes garanteerib, et kohtuniku peas toimub tegelik otsustamine, kui masinõppemudel on soovituse talle teinud?
kes garanteerib, et isegi kui AI mudel ei ole soovitust teinud, et kohtuniku peas ei toimu mõtlemine, mis lähtub suvalistest alustest. Seda on päris palju uuritud. Suurbritannias näiteks, kui kohtuniku kodulinna jalkameeskond oli eelmisel päeval mängu võitnud, siis kohtunik tegi soodsamaid otsuseid. Et neid mustreid on päris palju või et kui ilm on ilus, siis kohtunik annab asüüli taotlusele positiivsema otsuse suurema tõenäosusega. Nii et eks see nagu probleem on laiem kui AI. Hendrik, suur aitäh selle ettekande eest ja sirrutuspausil saab kindlasti sult ka nööbist kinni võtta ja rääkida natukene. Aitäh! Aitäh!